Just selline näeb välja 2025. aastal Eesti kõrgeim büroohoone. Siit vaadates saab kinnitus tõsiasi, et Tallinn on ilus vaadata nii tänavalt kui ka kõrgelt. Arteri kompleksis Tallinna kesklinnas on üle 2000 töökoha inimestele. Lisaks on siin üle 3000 ruutmeetri elamispinda ning umbes sama suur ala toitlustusele. Mis on kõige olulisem, siin on 36 000 ruutmeetrit A-klassi büroopinda. Nii selles hoones kui ka paljudes teistes sarnastes on jahutuseks ja kütteks kasutusel palgid. Miks on palgilahendus hea ja miks neid siia valitakse? Lähme vaatame, mis asi see palk on ja kuidas ta töötab. Suures pildis jaotatakse sellistes hoonetes kasutatavad palgid 2. On ripplakke ja avatud lakke paigaldatavad. Töö põhimõte on neil küllaltki sarnane. Värske õhk tuleb kanalist ja juhatatakse palgikambrisse. Palgikambrist jaotatakse õhk tüüside kaudu ruumi. Tüüsidest tuleb värske õhk, haarab kaasa läbi kalorifeeri ruumi õhku, mida siis vastavalt vajadusele jahutatakse või köetakse. Need osad on palkidel üldiselt sarnased. Erinevus tuleb sisse sellest, kuidas õhk juhitakse ruumi ja kuidas on palgid valitud vastavalt selle ruumi eripärale. Kindlasti ei tohiks paigaldada ripplakke mõeldud palke avatud lakke ega vastupidi, sest avatud lakke mõeldud palk puhub oma joa ülesse ja kui juga jõuab laeni, siis liigub ta laiali ja valgub inimeste tsooni. Samas kui ripplakke paigaldatav palk puhub oma joa alla, umbes 45 kraadise nurga all, kus füüsika teeb oma töö, ehk juga püsib lae all nii kaua, kui tal on piisavalt kiirust ja langeb siis inimeste tsooni. Oluline on, et inimeste tsoonis ei oleks see kiirus liiga suur, ehk ametlikult mitte suurem kui 0,2 meetrit sekundis. Kui pikk on palk? Millised on selle reguleerimise võimalused? Kui hiire on õhujuga, mis tuleb palgist välja? Kas selle pikkust ja suunda saab muuta? Need on need asjad, mis teevad iga palgi veidi eriliseks. Projekteerimisfirma Virtex tegi B-torri peal suurepärast tööd ja valis palgid selliselt, et mitte üheski kohas ei oleks kiirus suurem kui 0,2 meetrit sekundis, mis on Eesti norm. Kuidas aga olla kindel, et see päriselt ka nii on? Haltonil on sertifitseeritud labor, kus kõik mõõtmised on tehtud. Nende mõõtmiste tulemusena on vabavaraprogramm HIT, kus saab simuleerida õhu liikumist ruumis. Selles HITis on arvestatud ka kõikide reguleerosade ja lisadega, mis palgil vaja on, sest iga reguleerosa muudab natukene palgi parameetreid ja tema väljundvõimsust. Oluline on vaadata ruumis kogu lahendust tervikuna, sest ainult siis saab näha, kus on keerulisemad kohad õhu liikumise osas ja milline on ruumi üldine müratase. Võtame kas või selle ruumi Arteri B-torni 8. korrusel. Siia on paigaldatud 27 ruudu peale 5 R-tüüpi avatud laepalki. Tavaliselt paigaldatakse jahutuspalgid aknaga risti, sest paralleelselt paigaldades hakkab palk puhuma akna peale. Suvel aga, kui aken on soe ja tekitab tõusvaid õhuvoolusid, siis kohtudes külma õhujoaga palgist tekib turbulents ja tulemus on veidi etteaimamatu. Jahutusvajadus siin ruumis on 2500 vatti ja iga palk annab 0,2 kilogrammi sekundi veevoolu ja 20 liitri õhuhulgaga välja 500 vatti. Selleks, et jahutud õhk jõuaks võimalikult aeglaselt ja ühtlaselt inimeste tsooni, siis on Haltoni palkidel lisaks õigesti valitud tüüsi suurusele ka HVC, mis aitab reguleerida induktsiooni ja läbi selle õhuhulka ja kiirust, mis palgist välja tuleb. HVC õhuhulga piiramine ei muuda värske õhu kogust, mis palgist tuleb. Sellega on värske õhu kogus ja jahutusvõimsus ruumis tagatud ning õigesti reguleeritud palki inimene ruumis pea et ei tunnegi. Just see ongi hea ventilatsiooni ja sisekliima võti. Kui sa seda ei kuule, tunne ega näe, aga ruumis on pidevalt värske õhk ja meeldiv temperatuur. Arteri palkide ja õhujaotajate hea valiku eest suur kummardus Virtexile ja Estconsultile. Kogu ventilatsioonitöö tegi Klikk ja maja ehitust koordineeris Merko. Onnini poolt oli projektiga kaasa jooksmas Aleksei Keningi koos Haltoni tiimiga. Nagu näha, koostöös peitub võti ja tulemuseks on selline suurepärane maja.